Tere, hea leinatäiendusõppe huviline! Tutvustan sulle leinatäiendusõpet, mida pakub Leina kool. Minu nimi on Meeli Laane, olen Leina kooli asutaja. Olen praktiseerinud leinanõustajana rohkem kui 7 aastat. Taustalt olen akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut ja täiendan ennast Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis. Alustan laiemast pildist, ehk et milleks on üldse loodud Leina kool. Ja laiem pilt algab minust endast. Mina ise jõudsin Leinani läbi isikliku kogemuse, mis tegelikult sellel ajaperioodil oli minu jaoks hirmutav. Ma ei tundnud ennast ära, minu emotsionaalsed reaktsioonid olid väga intensiivsed, justkui toimetulekuviisid, mis ennem olid töötanud, enam ei töötanud. Ja ma ei teadnud, kuidas moodi siit edasi liikuda või mis mind üldse ees ootab. Käisin Eesti spetsialistide juures, kes siis sellel ajaperioodil olid kättesaadavad. Kahjuks mina sealt nende käest abi ei saanud, sellist abi, nagu mina vajasin. Ja ei saanud ka vastuseid oma küsimustele. Kahjuks sellel ajal ei olnud ka veel leinanõustajaid Eestis, nii et ma jäin oma leinaga täiesti üksinda. See omakorda andis mulle tõuke hakata ise uurima, et mis on lein, miks ma reageerin üldse sellisel viisil, mis toimub leinaprotsessis ja milleks see oluline on. Ja uurisin just terapeutidele suunatud materjali. Ja sealt sain selle teadmise, et leinaprotsessis kõik need, mida mina kogesin, kõik need reaktsioonid, mis mind sellel hetkel hirmutasid, et need on normaalsed ja loomulikud leinaprotsessid. Ja see teadmine, see mõistmine aitas mul kohale jääda nendesse protsessidesse ja lubada endal nendest läbi minna, selle asemel, et neid kuidagimoodi eirata või eemale lükata või neile hinnanguid anda. Kui ma olin oma leinaprotsessi läbi töötanud, siis minus tekkis soov ja vajadus seda infot jagada teistele, et mis tegelikult leinas toetab. Leinas toetavad põhiväärtused, mis meil ühiskonnas on kuidagimoodi kaotsi läinud. Ja need põhiväärtused olen ma toonud ka siis tänasesse täiendusõppesse. Ja siis ma hakkasin kuulitusi läbi viima, mis oli siis leinajatele suunatud, et seda teadlikkust tõsta Eestis. Siis tahtsid inimesed tulla minu juurde nõustamisele ja toetuse saamiseks. Ja ma märkasin väga kiiresti, et sõltumata sellest, et ma olin kogenud leina, ma olin oma leinaprotsessi läbi töötanud, ei osanud ma leinas inimest toetada. Leinatöö on väga selline intensiivne, ääretult tundlik protsess, kus tulevad esile ka varasemad läbi töötamata kaotused, varasemad traumad. Nii et siin on seda oskuslikkust ja teadlikkust on väga palju vaja, et leinas inimest toetada. Ja lisaks sellele ka tegelikult oskust toetada iseennast, et spetsialistina olen ma võimeline jääma neutraalseks ja empaatiliseks, sõltumata sellest, millises seisus, millisel viisil väljendab ennast leinas inimene minu ees. See ajendas mind otsima meetodeid, lähenemisviise, praktikaid, mis toetavad leinas inimest. Ja omandasin sertifikaadi kaotusvalust taastumise meetodilt ja õppisin siis selle tippspetsialistiks, sealhulgas täiendades ennast ka veebinõustamise valdkonnas, kuidas moodi leinatoetust üle veebi teha. Kui ma olin ka seda praktiseerinud, siis ma märkasin, et ka tegelikult sellest jääb väheks. Et see on väga oluline lüli, aga sellest ei piisa leinaja siis täie ulatuslikuks toetuseks. Ja sealt ma hakkasin juurde õppima traumakeskseid meetodeid, lähenemisi, psühholoogiat, vaatasin laiemalt, mis on see, mis toetab uue ülesehitamist nii sees kui ka väljas. Ja siiamaani, tänaseni arendan ennast ja täiendan ennast psühholoogiaalaselt. Ja toon need teadmised, tõin siis sellel hetkel leina nõustamiseni. Ja täna siis need teadmised lähevad edasi Leina kooli õppekavasse ja täiendusõppesse. Ja
sealt ma jõudsin ühel hetkel selle arusaamani kuskil, kui ma olin 6 aastat leinanõustamisega tegelenud üks-ühele, toetanud leinas inimesi ja küll ka kõrvalt koolitanud välja ka spetsialiste leina valdkonnas nii Eestis kui ka väljaspool Eestit, siis ma sain aru, et ma pean tegema olulise otsuse, et kas ma jätkan üks-ühele tööd, pühendun sellele või jätkan sellele pühendumist või siis pühendun spetsialistide väljakoolitamisele, et jõuda enamateni inimesteni, kes on leinas. Et üks minu unistustest on see, et iga leinas inimene, iga eluraskustes inimene saab sellist toetust, nagu ta vajab, et ta ei jääks oma valuga üksinda. Ja sealt sündiski Leina kool. Tänaseks on lõpetanud Leina koolis 2 lendu. Mis on minu jaoks on hästi oluline, on see, et meil on baasõppes on erineva taustaga inimesed, kes siis omakorda laiendavad leinateadlikkust oma valdkonnas. Lisaks sellele, et nad toetavad ka üks-ühele leinajaid. Näiteks meil on arst, mentor olnud õppes, lasteaiaõpetaja, loomulikult ka kogemusnõustajad, terapeudid, lisaks ka coach, ka hingehoidja. Et need osalejate taust on meil väga kirev ja see on toonud tegelikult tohutut rikkust ka täiendusõppesse. Eelnevalt mainisin, mis on minu isiklik eesmärk olnud, et iga leinas inimene oleks toetatud sellisel viisil, nagu ta seda vajab, siis Leina kooli missioon on edendada leinakultuuri Eestis, toetades seeläbi elanikkonna vaimset tervist ja muutustega toimetulekut. Me oleme muutuste ajastul, kus üks muutus ühele muutusele järgneb järgmine muutus ja on näha ka elanikkonna vaimsest tervisest, et tegelikult meil puudub see oskus muutustega toime tulla. Meil puudub oskus võib-olla ka väljendada oma emotsioone ja toetada nii ennast kui ka teisi. Ja Leina töö on just sellele keskendunud, kuidasmoodi tulla muutustega toime, kuidasmoodi tulla toime sellega, et midagi, mis on sinu elus olnud või kes on sinu elus olnud, on turvaline olnud ja seda enam ei ole, seda inimest enam ei ole, seda olukorda enam ei ole. Olgu siis ka selleks ka töökaotus, võib-olla ka kodukaotus, muutused finantsides, tervisekaotus, lahkuminek, kuidasmoodi kõikide nende muutustega toime tulla. Leina seotakse väga selgelt depressiooni ja ärevusega, ehk et depressioon ja ärevus võiks öelda niiviisi väga laialdaselt, et üks hüpotees on, et seal võib olla siis läbi protsessimata emotsioonid, et läbi töötamata traumad, mistõttu inimestel puudub siis toimetuleku võimekus, nad ei tule enam oma eluga ja tööga toime. Leina kooli eesmärk on luua Leina täiendusõppe läbinud Leina spetsialistidest võrgustik, selleks, et Leina teadlikkust edendada Eestis. Sõltumata siis nende inimeste erialast ja valdkonnast, ehk et jällegi, et Leina teadlikkus edeneks ja liiguks igasse valdkonda üle Eesti. Ja läheme siit edasi, kes on täiendusõppe sihtgrupiks. Vaimse tervise edendajad, tegelikult laialdaselt kõik inimesed, kes töötavad inimestega, sealhulgas ka personalijuhid ettevõtetes, riigiasutustes, et nad teaksid, kui kolleeg on leinas või kolleeg on ära surnud, kuidasmoodi siis käituda, mis on need sammud, mida on siis vaja teha, mis on need märgid, mida on vaja, mida on oluline märgata, mis on leina sümptomid ka pikemas perspektiivis, et siis kiiresti sekkuda, kiiresti toetada seda inimest, kes vajab abi. Tihtipeale inimene ise võib-olla ei märka neid esimesi märke ja sümptomeid, et ta vajab seda abi, siis on hästi hea, kui keegi teine kõrvalt seda näeb ja toetab teda. Kogemusnõustajad, eriti soovitan täiendusõpet nendele kogemusnõustajatele, kes on sarnaselt minuga tulnud siis kogemusnõustamisse või on sündinud soov aidata inimesi, kes on kogenud seda, mis kogemusnõustaja isegi läbi leina, läbi kaotuse. Nendel ma soovitan kindlasti osaleda, sellepärast, et õppida tundma ka rohkem iseenda leinaprotsessi, leinareaktsioone, leinaga toimetuleku viise, et parimal võimalikul viisil toetada leinas inimest. Ja kindlasti, mis on üks oluline osa just nendel inimestel, kes on ise kogenud leina ja kui aus olla, siis me kõik oleme kogenud leina, kas me seda teadvustame või mitte.
Et kui me ei ole seda oma leine läbi töötanud, läbi protsessinud nii-öelda vaimselt tervel viisil, siis tahes-tahtmata me kanname üle ebaterved toimetulekuviisid ka sellele inimesele, keda me toetame. Ja rääkimata veel ka hinnangulisusest, kui endal on valukoht, millest ei ole aru saanud ja siis järsult tuleb klient sulle sellise looga, siis see hinnangulisus võib olla väga emotsionaalne ja seda klienti retraumatiseerib, sõltumata sellest, kas siis toetaja püüab väga püüdlikult varjata oma reaktsiooni või siis see tuleb ka selgelt esile. Leinaprotsess on väga intensiivne. Leinas inimene on tundlik ja ta märkab tihtipeale ära ka kõik sellised mikroreaktsioonid kehas. Nii et leinatoetaja või inimesed, kes töötavad teiste inimestega, siis nendel on väga oluline olla teadlik oma reaktsioonidest. Koolipsühholoogid on oodatud täiendusõppesse just sellel eesmärgil, et nad oskaksid märgata ja tuvastada leinasümptomeid nii õpilaste kui ka tegelikult õpetajate koolipersonali seas, kuidasmoodi pikemalt toetada pikema aja jooksul koolikeskkonnas õpilasi ja õpetajaid leina puhul. Õpilaste seas on ikkagi, kas seal on lahkuminekud, on keegi peresüsteemist ära surnud, et siis koolipsühholoog oskaks teadlikult märgata ja sekkuda vajadusel auskusliku toena. Ja ka õpetajate ja koolipersonali seas ei ole ka haruldane see, kui mõni õpetaja ära sureb või ka koolidirektor, et kuidasmoodi siis toetada jällegi pikemas perspektiivis kolleege ja töötajaid. Meil on olemas küll Eestis kriisisekkumine, mitte küll kahjuks kõikides koolides, mis on oluline aspekt, oluline nüanss, aga ta on lühiajaline sekkumine ja väga palju kuulen õpetajatelt, kui on olnud koolis kriis või keegi töötajatest on ära surnud või õpilaste seast näiteks, et siis seda pikemaajalist toetust, leinaprotsessi toetust ei ole koolides ja see on see riskikoht, kus võib välja kujuneda komplitseeritud lein, ehk et mis puudutab siis õpetaja töövõimekust, tema emotsionaalset seisundit, võib kujuneda depressiooniks või sellisteks intensiivseteks ärevushoogudeks. Psühholoogilised nõustajad absoluutselt, kahjuks on Eestis ka näiteid, kuidasmoodi on nii kliinilised psühholoogid, vaimse tervise edendajad retraumatiseerinud leinas inimest just tänu oma teadmatusele ja oskuste puudumisele. Sotsiaaltöötajad on oodatud täiendusõppesse oma teadmisi ja oskusi arendama. Noortekeskuse töötajad tänapäeval on noorte vaimne tervis on väga kriitiliseks muutunud. Et kui me saame noortekeskustesse ka inimesed, leinateadlikud inimesed, kes siis oskavad märgata sümptomeid, oskavad pakkuda esmast tuge noorele ja teda vajadusel ka edasi suunata, et see oleks väga selline suur ja oluline muutus. Meditsiinipersonal, tihtipeale leinanõustamisse tulevad inimesed, kelle lähedane on haiglas ära surnud ja nende kõige suurem selline valukoht on see hirm ja see uskumus, et haigla on midagi teinud valesti, ta on ravinud valesti, haiglatöötajad ei ole andnud õiget, adekvaatset infot, et nad on midagi varjanud. Kui selle taga pigem on see, minu hüpotees on see, et nad ei ole kogenud sellist emotsionaalselt turvalist ja empaatilist suhtlust haiglapersonaliga. Ja sealt on tekkinud ärevus, et see suhtlus haiglapersonaliga on niigi ärevas olukorras loonud lisaärevust ja siis kogu see leinaprotsess on siis suunatud haiglale selle asemel, et tegeleda emotsionaalse hüvastijätuga selle inimesega, kes on ära surnud. Nii et nagu ma ütlesin, et meil on täiendusõppes on osalenud arst, siis minu jaoks ta muudab maailma. Tema selgitas, kuidasmoodi neil väljaõppes on lein on selline loomulik osa ja protsess, millele aga meditsiinipersonal tähelepanu ei pööra leina toetusele. Ja kuidasmoodi ta on mõistnud ka läbi enda kogemuse ja läbi täiendusõppe, kui oluline on see emotsionaalne tugi arstina, meditsiinipersonalina sellele inimesele, kes on leinas. Ja ta tõi väga ilusa näite, kuidasmoodi oli ühel perekonnal oli lähedane oli haiglas ära surnud ja arst võttis aega 30 minutit selleks, et olla kohal selle pere jaoks, et neid kuulata, empaatiliselt nende küsimustele vastata.
ja ma tean, et sellel on tohutu suur positiivne mõju leinaprotsessile. Et need inimesed saavad keskenduda hüvastijätule oma lähedasega, keda enam siin elus ei ole. Selle asemel, et suunata siis kogu oma energia ja emotsioonid haigele. Iluteeninduse esindajad, meil on ka täiendusõppes osalenud juuksur, kes jagas, et enamasti inimesed räägivad nendest oma elu raskustest, mida nad kogevad juuksuris. Et kuidasmoodi siis juuksur saab ise ennast toetada, et nende lugude juurde kohale jääda, olla siis toeks ka sellele kliendile, kes juuksuritoolis istub, ja ka iseendale, et kuidasmoodi pärast nende lugude kuulamist siis ise ka rahulikult koju minna, et need ennast emotsionaalselt ei lõhuks. Hingehoidjad. Meil on osalenud täiendusõppes hingehoidja, kes jagas, et tema ei ole õppinud sellist jällegi pikemaajalist toetust leinas, et kuidasmoodi leinas inimest pikemaajaliselt toetada. Ja see oli see väärtus, mida tema siit täiendusõppes sai. Meil on terapeudid on osalenud, on ka terapeudid, kes on võib-olla natukene tundnud hirmu leina teema ees ja kuidasmoodi siis mõista ja normaliseerida leina teemat ka iseendale, et oleks võimekus toetada inimest, kellel tuleb leinaprotsess esile teraapias. Et tihtipeale on inimestel väga palju varjatud või alla surutud leinaprotsesse, mis võivad väga ootamatult esile tulla. Teraapias, kuigi terapeut ka võib-olla ei paku leinanõustamise teenust otseselt, aga ta võib muude protsesside alt välja tulla. Siis on eriti oluline jällegi oskus leinas inimest toetada või neid leinaprotsesse toetada professionaalselt. On ka inimesi osalenud täiendusõppes, kes soovivad oma eriala muuta või siis täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskuseid leina valdkonnas, kes on ka endiselt täiendusõppesse oodatud. Natukene räägin täiendusõppe mudelist. Meil on baasõppeks on spetsialisti õpe, leinateadlik spetsialist, mis annab sellise nii teoreetilise baasi, mis tänaseks on läinud meil e-keskkonda iseseisvaks õppeks, kui ka siis praktilise oskuste õppe ja erinevate meetodite õppe, kuidasmoodi, mina ütlen sõna mänguliselt, kuigi ta võib-olla leinaga tekib nagu konflikt selles, aga kuidasmoodi saab mänguliselt ja läbi erinevate meetodite siis tuvastada ja toetada leinaprotsesse ja pakkuda siis sellist baastuge leinas inimesele oma eriala valdkonnas. Ja nendele spetsialistidele, kes soovivad ennast täiendada leina valdkonnas, on 2 suunda avatud leina täiendusõppes. Üks neist on veel arendamisel koos Tallinna loomeinkubaatoriga, on sertifitseeritud leinatoetaja, millega leinakool läheb rahvusvaheliseks, ehk et siis sertifitseeritud leinatoetaja on spetsialist, kes pakub leinajale esmast psühholoogilist tuge 1-1 ja viib läbi ka leinatugigruppe. Teine suund, mis avaneb nüüd sügisel septembrist Tallinnas, on leinanõustaja täiendusõpe ja leinanõustaja on juba siis selline spetsialist, kes toetab komplitseeritud leinaprotsesse, pikale veninud leinaprotsesse ja traumakeskseid leinasid. Et temal on siis need teadlikkused olemas. Ja kõiki neid õppe läbinud spetsialiste koondab spetsialistide kogukond. Kogukond on sündinud tegelikult spetsialistide enda vajadusest ja siin ka me järjest liigume ja areneme edasi, et kuidasmoodi oleksid siis leinaspetsialistid kättesaadavad inimesele, kes vajab neid spetsialiste ja kuidasmoodi ka spetsialistid ise oleksid toetatud ja kuidasmoodi toetada ka nende seda ühtekuuluvustunnet ja teineteise toetust. Just hiljuti oli ka meil suvepäevad, oli leinaspetsialistide suvepäevad, kus oli ka näha minu jaoks selline väga emotsionaalne, väga ilus kogemus, kuidasmoodi 2 erineva lennu osalejad leidsid väga kiiresti ühise keele just tänu sellele, et nad teadsid, et neil on sarnane õpe on selja taga. Räägin natukene niiviisi ülevaatlikult ka õppeformaatidest. Alustan spetsialisti baasõppest, mis on omandatavad oskused. Spetsialisti baasõppe läbinud inimene oskab esmatasandil toetada leinas inimest oma valdkonnas,
Ta oskab toetada Leinas inimese toimetulekuvõimet, meil on selle jaoks on eraldi moodul olemas ka toimetulekuressursside kohta ja rakendab esmaseid kohalolupraktikaid emotsionaalsete protsesside toetajana. Emotsioonide juures võib olla päris keeruline inimestel tavaliselt kohale jääda, sellepärast me oleme õppinud, meil on sisse juurdunud see teadmine, kui ma olen emotsionaalne, siis ma pean olema üksinda ja siis me pigem ka eraldume sellest inimesest, kes on emotsionaalne või siis üritame vaigistada tema emotsioone, millega me omakorda tegelikult pärsime tema leinatööd. Ja siin on hästi oluline oskus, kuidasmoodi ma jään kohale, kuidasmoodi ma toetan emotsioonide väljendamist nende pärssimise asemel, mis on siis õppekavas ette nähtud ja täiendusõppes. Ja mis on ka hästi oluline, on see, et esmatasandil spetsialist märkab ja teadvustab enda reaktsioone leinatöö toetajana ja mõistab selle mõju toetatavale. Leina nõustamise täiendusõppes me läheme rohkem süvitsi sellega. Aga mis me oleme siis baasõppesse integreerinud õppekavasse on ka oma Leina teekonna tundma õppimine. Ja ma võin öelda ka enda kogemusest ja ka kõikide osalejate kogemusest, et ükskõik, kuidas sa ka ei arva, et sa oled selle Leina protsessi läbi töötanud, siis seal on ikkagi mingisugused jupid, mis tulevad esile. Ja nad võivad kahjustada siis Leina toetamise tööd, kui puudub eneseteadlikkus. Ja mis on hästi oluline, selleks on ka eraldi moodul olemas baasõppes, on enesehoid, psühholoogiline enesehoid. Et tihtipeale kuulates Leinas inimeste lugusid, nende kogemusi, olles juures nende emotsioonide juures, siis võivad need lood või emotsioonid spetsialistina endaga kaasa tulla koju peale tööpäeva. Et mille pärast need kaasa tulevad, kui nad tulevad kaasa, mida siis nende emotsioonidega teha, sellest me räägime selleks ette nähtud moodulil. Ja need on need oskused, millega spetsialist peale, mis on omandanud spetsialist peale baasõpet. Teemasid korraks mainisin juba, aga toon ka siit ülevaatlikult esile, mis on baasõppe teemad. Leina protsesside mõistmine ja toetamine, tutvustan baastoetuse mudelit muuhulgas, toimetulek, mis on siis oluline teadvustada kriisi sekkumisel, ehk et kui inimene on just teada saanud, et on toimunud mingi õnnetus või lähedase surm või olgu see koondamisteade, et millised on siis esmased reaktsioonid ja milline on siis Leina toetus pikemas perspektiivis. Vaatame Leinaga läbi arenguetappide ja läbi siis erinevate praktikate, ehk et vaatame ka selle vaatenurga alt, et mõnikord või vägagi tihti lapse eas läbi töötamata lein avaldub täiskasvanu eas. Samamoodi käsitleme surmateemat. Kui me räägime Leinast läbi surma, siis on oluline, et spetsialist on võimeline surmast rääkima ja seal meil on ka sellised traumateadlikud meetodid, kuidasmoodi saab seda tuvastada, mis seal surma käsitluse taga on siis nii mõistuse tasandil kui ka siis läbi erinevate loovpraktikate avastada seda, mis selgelt sõnadega välja alati ei tule. Õppekavas on samuti aktiivse Leina mudeli läbimine läbi praktiliste meetodite ja seal siis toetaja käib ka enda Leina teekonna läbi. Ja nagu öeldud ka varem, spetsialisti enesehool ja reaktsiooniriski ennetamine. Leina nõustamise täiendusõppe oskus niiviisi laias laastus kokku võetuna on see, et osaleja rakendab Leina ja traumateadlikke meetodeid vastavalt kliendi eripäradele ja vajadustele. Mitte ei pea Leinas inimene kohanema meetodi järgi, vaid Leina nõustaja valib Leinas inimesele sobiliku ja vajaliku meetodi, et teda toetada. Leina nõustamise täiendusõppes alustame nõustamise alustest ja Leina nõustaja rollist, räägime kiindumusteooriast ehk siis mille pärast üldse sellised Leina reaktsioonid esile tulevad, traumateadlikkusest, kuidasmoodi kohale jääda sellistesse sügavatesse intensiivsetesse emotsioonidesse. Keskendume ka sisemise lapse tööle, nii nagu eelnevalt sai mainitud, et baasõppes vaatame Leina läbi arenguetappide ja seal läbi töötamata Leina töö toetamine läbi sisemise lapse töö. Leina meetodid töös lastega
rakendame ja õpime, mis tegelikult praktika on näidanud, töötavad ka suurepäraselt täiskasvanutega ja just sellel samal põhjusel, et me täiskasvanutega saame läbi lastele suunatud leinameetodite toetada siis lapseeas läbi töötamata leinaprotsesse. Süvendame oskusi, kuidasmoodi märgata iseennast kliendi töös. Ehk et märgata seda, mismoodi mina reageerin, mis minu sees toimub, kas minu sees tulid mingisugused isiklikud protsessid välja, eristada seda kliendi tööst, et ahah, ma olen keskendunud täiesti kliendi tööle ja kui tulevad isiklikud protsessid esile, et mida ma siis teen, kuidasmoodi ma siit edasi lähen, et ma ei kahjustaks klienti või leinas inimest. Ja, ja vaatame ka kõikide nende sammude, kõikide nende praktikate raames näeb ka leinanõustaja enda leinasid, enda leinaprotsesse ja enda võimekust ning ka piire. Kui palju ma võin enda leinast rääkida ja millal seda teha, kus kohas need piirid jooksevad. Et tihtipeale sarnase kogemuse jagamine võib olla väga toetav, aga seal on ka omad riskikohad, millega tuleb arvestada. Meetodite õppest läheme süvitsi rohkem varjatud leina kaardistamisega. Baasõppes tulevad siis nii-öelda selline baastasandil ja siis leinanõustamise täiendusõppes läheme sellega rohkem süvitsi. Rakendame ka alateadvusele suunatud meetodeid leinatöös, looterapeutilised meetodid, metafoorkaardid näiteks, mida me ka baasõppes käsitleme ja sellised läbi visualiseerimise ja kujutelma ka leinaprotsessi toetamine, mis on ühtepidi mänguline, kerge viis rääkida ja käsitleda seda teemat, mis võib olla hirmutav ja ääretult raske. Meetodite õppes on ka leinameetodid töös täiskasvanutega ja lastega ja sisedialoogi kaardistamise meetodid. Ehk et siis psühholoogia koolkondade lähenemised, mis on täna siis muutunud rahvusvaheliselt väga, võiks öelda, populaarseks, mis siis toetavad inimese siis nii-öelda enda ülesehitamist, uuesti ülesehitamist peale sügavat kaotust ja uue loomist. Ja saabki läbi selline lühikene ülevaatlik tutvustus leina täiendusõppest, mida ma siis võib-olla veel siia lõppu veel lisaks, et kogu täienduse õpet läbivad ühtsed väärtused. Siis, kui ma ise kogesin seda sügavat ja intensiivset ja raputavat leinaprotsessi ja kui ma hakkasin uurima, et mida see lein iseendast kujutab ja miks ma üldse tunnen niiviisi, nagu ma tunnen ja kuidasmoodi siit üldse saab edasi minna, siis ma avastasin, et lein räägib tegelikult väärtustest. Et see, mis tulevad esile, mis toetavad leinaprotsessi, on väga kindlad ja selged väärtused. Ehk et leina täiendusõpe on väärtuste keskne õpe. Ja need samad väärtused ma toon õppesse sisse ja julgustan ka osalejaid neid rakendama leina ja toetamisel. Need on need, mis toetavad. Minu poolt on täiendusõppe tutvustamine on läbi viidud ja kui sul tekib lisaküsimusi, siis kirjuta info@leinakool.ee, võid mulle ka otse helistada 530 25 984 telefoninumbrile. Ja täiendusõppe kohta leiad informatsiooni www.leinakool.ee aadressilt. Aga suur tänu sulle sinu aja eest ja loodetavasti kohtumiseni.